tasa. Kas te saite siis aru, et siin kardina taga on kõik hästi vaikselt ja trepiga ei kolista mitte keegi ja keegi lava pealt alla ka ei kuku, eks? Aveli, mul on jama. No, mis asja, sul jäi jälle koju midagi või? Sukapaelad. Aga ma olen esimene tants, et ma jõuan ühe teeb käia küll. Sa ei jõua kuhugi enam minna. Hästi, et mul on hästi komplekteeritud rahvatantsuõpetaja standardvarustus. Mul on alati üks vöö, üks sõlg ja ühed sukapaelad kaasas. Kuule, ega sul punast niiti ja nõela ei ole? Kas see nõel peab ka olema punane või? No hea küll, mine võta minu kotist sealt esimesest sahtlist, seal on üks kosmeetikakott, mis on roosa luguga. Issand jumal, kus mul sõlg seekord on? No, mine otsi ruttu ja vaata, pane oma vööga uuesti kinni, sul on enne lahti tuli juba kõik. Vaata, Aveli, mul oli üks asi segaseks, et kaabu ma panen alles Reilender polkaks ja teised tantsud on ilma kaabuta, jah? Ei, mis kaabu? Ei, oota, meil ei ole täna ühtegi kaabut ju. Siis ma vist ei peagi hakkama ütlema, et kaabu jäi Tallinna bussi kogemata.
tulemast Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli kevadkontserdile. Ja see, mis oli teie ees, oli esimene valss ja selle tantsu autor oli Rauno Supko. Ja nüüd on meil juba tulnud valmis meie kõige väiksemad tantsijad. Nendele on see täna teine esinemine, nende elus teine esinemine. Esimest korda nad tantsisid siis, kui neil oli natuke vähem publikut. Nüüd on juba neil rohkem publikut ja kui neil kolmas esinemine kätte tuleb, siis on neil juba väga palju publikut Kalevi spordihallis. Nii et olge tublid, mu koduke on tilluke. Nüüd meil tulevad siia lavale natukene suuremad lapsed, kes on ka tulevased tudengid, aga nemad käivad praegu hetkel veel umbes 3. kuni 5. klassis. Ja nende tants on sellepärast eriline, et see on tehtud nende oma õpetaja poolt. Vilja Vendelin Reigo on selle tantsu autor ja Vilja jaoks on see muusika, mille peale on see tants tehtud, veel eriline sellepärast, et selle muusika kinkisid talle plaadi kujul tema oma õpilased Elleri muusikakoolist. Nii et ansambel Sireli on teinud muusika ja Vilja tegi loomulikult oma teistele õpilastele, siis selle peale kohe tantsu. Kirjud vööd on pealkiri.
tantsivad tantsu nimega Kohtumised. Ja see tants räägib sellest, kuidas on väga palju inimesi, kellega te elus kohtute. Aga mõelge, kui palju on neid, kellega te mitte kunagi, te isegi ei möödu nendest, mitte hetkekski. Seda väärtuslikumad on need inimesed, kellega te kohtute ja kellega te võib-olla kõnnite tükk aega kõrvuti. Et pange tähele inimesi, märgake neid enda ümber ja Kohtumised. Teate, see maja on meie jaoks tegelikult selline kodusaal, sellepärast et siin majas me teemegi trenni ja selles samas majas asub ka meie Rahvarõiva ladu seal üleval 4. korrusel. Ja täna oleme me teinud sellise eksperimendi, et me oleme võtnud välja laost rahvariided, mida ei ole kantud kindlasti viimased 20 aastat. Ei ole neid kordagi selga pandud. Ja miks? Sellepärast, et nad on natukene kulunud ja väsinud ka.
ärge kartke, ühtegi augulist seelikut vast ei märka, võib-olla mõni väga terava silmaga näeb mõne koiaugu äkki ära ka. Aga nii, kus on need tüdrukud, need ilusad tüdrukud, kes peavad tulema mulle Mustjala rahvarõivastes? Väga hea. Kadriannil on seljas seelik ja ma arvan vest ka, mis on vanad täpselt 62 aastat. Ehk siis need rahvarõivad on ansambel saanud 1956. aastal. See on aplausi väärt. Ja Odel on seljas natukene uuem versioon, aga siiski ka väga vanad. 48 aastat on need rahvarõivad juba ausalt meid teeninud ja need on siis saadud 1970. aastal. Ja ometi on minu käes üks tanu. Odel on ka peas täiesti tuttu uus tanu, ta võttis sealt hinnasildi ära, aga mul on üks veel, kus on hinnasild. Nonii, täiesti uus tuttuus, ehk et sellega pole mitte kunagi mitte keegi tantsinud. Me saame siit sildi pealt teada, et see maksis 39 rubla ja see on toodetud Ukus, eks ole, ja meistri nimi on Paško. Vot nii. Selle Odetanu meister oli keegi teine nimega. Ma mida peast ei mäleta praegu. Nii et vot, nii tüdrukud te võite minna nüüd ennast vöötama järgmiseks tantsuks. Aga, ehk siis, ja leidsin vanadest tekstidest üles ka sellised read nende rahvarõivaste kohta. Möödus palju treeningtunde, palju kontrollülevaatusi, ent 1956. aasta detsembri lõpus leiame kollektiivi juba Moskvast, kus Eesti NSV kunsti ja kirjanduse dekaadi raames tuli esineda 5 kontserdil. Tagasi tullakse sealt lillede, toredate elamuste ja Eesti NSV valitsuse suurepärase kingiga Anseküla ja Mustjala rahvarõivastega. Mustjala rahvarõivad olid need, mida te just nägite. Anseküla rahvarõivastest on meil järgi jäänud ainult särgid ja seelikud on kuskil kadunud. Vot nii, et ehk siis päris kõik asjad ikkagi vastu ei pea ka. Aga teie ees on nüüd Ullo Toomi kolhoositants. Ja miks me valisime muidugi ka Mustjala rõivad? Sellepärast, et filmis Valguskoordis tantsivad tantsijad just nimelt Mustjala rahvarõivastes neid. Me tahtsime sellise väikese mineviku pildi teha. Ehk siis, kui keegi tahab seda päris mineviku pilti vaadata, siis olete vabad otsima YouTube'ist Valguskoordis, kolhoosi laul või kolhoosi tants ja saate selle sealt kätte vaadata. Aga head nautimist!
ja jälle tulevad meie ette meie kõige väiksemad tantsijad, mudilased ja nemad esitavad Helena Mariana Reimanni tantsu Meie veski. See oli nende väikeste mudilaste teine esinemine nende elus. Mõelge, ehk siis võib-olla juba 3., sellepärast et tegelikult meil oli ju enne ka üks kontsert. Nii, aga nüüd meil on veel ühed natukene suuremad lapsed. Nad käivad hetkel 7. kuni 9. klassis ja nad tulevad tantsima tantsu nimega Pilli ime. Ja miks see tants on meile tähenduslik ja tore, on see, et selle on loonud Talis Petersel. Aga Talis on Külli ja Toomase, kes tantsivad meil vilistusrühmas, poeg. Ehk siis väga noor tantsu autor ja sellised toredad noored tulevad tantsima ka, ega see Talis nendest väga palju vanem ei ole. Meie tahame tantsida ja rõõmsalt lüüa pilli ning metsa seest naistele tuua välja sülenäis villi. Meie tahame lennata ja tantsust tunda rõõmu ning julgust kallata.
Nüüd aga astub teie ette naisrühm Nelli Uustalu aegumatu tantsuga Simmani polka. Nii, tulge. Teeme selle, võtke palun see tõste kohast, eks ole, jah? Tüdruku tõste on ära. Nii, palun. Just, nii. Nüüd sa teed välisjalaga sammu paigal ja siis sa astud sisejalaga seljati valsisammuga. Oot, mis asja? See on küll nüüd pannud. Miks mul jalad ristis on? Astun välisjalaga koha peal ja siis sisejalaga seljad kokku. Miks ma kunagi trennis ei kuula? Ikka on jalad ristis. Oli ju, välisjalg koha peal ja sisejalaga, sisejalg, vaadamise poole on sisejalg ja sisejalaga seljad kokku. Ikka risti. Siin on mingi must maagia. Peab jälle teiste pealt vaatama. Ruttu, enne veel, kui aeli läheb. Mats, mida sa teed seal? Astun sisejalaga selga paarimise poole. Ei, aga sul on välisjalg ju. Sisejalaga ma ütlesin astud. Seljati. Sisejalaga seljati. Paariline ja sisemine. Ei, mitte sisemise jalaga, vaid sisejalaga. Et astun parem. Nojah. No, said seljati. Tubli. Nii, teeme nüüd ühe korra veel, jah? Ja tõste ja üks ja välisjalaga paigal ja siis sisejalaga seljati. No näed, saitegi aru, issand kui tubli. No te võite nüüd sinna kardina taha minna, jah? No see Eesti rahvatants ei ole nii keeruline, eks? Sa pead lihtsalt teadma, et sisejalg on alati tüdrukul vasak ja poisil parem. No kui keeruline see saab olla? Ja sisejalg ei tähenda alati sisemist jalga. See võib täitsa vabalt väljas olla.
me 2013. aastal korraldasime sellist sündmust nagu Pärimuse väitsed, siis oli võimalus rahvamuusikutel teha muusikaid rahvatantsude jaoks, selline konkurss, ja siis pärast anti need tantsuloojate kätte, kes siis tegid nendele lugudele palju tantse. Ja see järgmine lugu ongi pärit siis sellelt konkursilt ja selle peale tehti ka päris mitu tantsu ja hiljem minu teada on selle peale veel tantse loodud, ehk siis selle loo nimi on Õrnhaare. Nii, aga mulle ikka meeldib rääkida seda lugu, mis muusikud ise juurde kirjutasid sellele, et Toomas Valk, kes on selle loo autor, kirjutas selle loo tegelikult konkreetsele inimesele, kes on Hõrna Aare, ehk siis Õrnhaare või Õrnhaare Hõrna Aarele. Nii, aga Kätrin Järvise koreograafiat näete hoopis täna.
kui enne te nägite meie 3. ja 5. klassi lasterühmast ainult tüdrukuid, siis tegelikult on meil ikkagi poisid ka olemas ja kui on poisid ja tüdrukud mõlemad olemas, siis saab tantsida sellist tantsu nagu tsiki-triki tants. Järgmise tantsuga on nii, et mul on väga hea meel öelda teile, et selle tantsu autor istub meil täna saalis, Maie Orav. Maie Orav. Ja me hakkame tantsima tantsu nimega Usalda, ehk siis Uku Aru viisi peale imeilus tants. Ja tegelikult, Maie, kas sa tahad ise rääkida, kui palju selle peale versioone on? Tere kõigile. Uku Arust on 3 versiooni. Esimene oli siis, kui oli mängitud valssi valesti ja Arvo Pärt ütles, et temale see nagu ei sobi. Siis oli õige muusikaga ja siis see Usalda oli tantsu peal, kus üldjuht lavastaja soovis oma asju siia sisse. See on teine variant. Ja 3. variant on see, mis on nagu suhtlemisest Pärdiga ja tema kodus käimisest sündinud. Aitäh! Aitäh Maiele! Vot niimoodi saame teada tantsude lugusid, neid tuleb autoritelt endilt kuulata. Nii, aga vilistusrühm tuleb ja Usalda!
Raadalaan uns leikmel lohida, tuli ei teki meid toidata. Kui korma on puuru paljas, puuri karjas, mis siis saab? Minu kuulu ehk kuulsuu, sinu lehed on liha ja tuli on. Kui näsib suusasi mulle, aga siiski su sosinat mõistab ma veel. Siiski mu sosina ja nüüd astuvad esimest korda teie ette meie neidude rühm ja nemad tantsivad taas Maie Orava tantsu ja selle tantsu pealkiri on Liisu polka.
ja taaskord astub teie ette pilistusrühm ja nende esituses on teil võimalik näha, milline võiks üks kuulujutt tantsides välja näha. Nagu ma enne ütlesin, siis see on meie kodusaal, aga ega me päris siin lava peal ikka trenni ei tee, tegelikult me teeme trenni seal all saalis. Ja teil on täna harukordne võimalus piiluda, mis toimub meie trennisaalis, seda 1 minutiks. Yeah.
seal plangus, ma mõtlesin, et nad nüüd siis on seal kontserti lõpuni, aga noh, juba kuulsin, et nad läksid ära. Noh, läheme edasi. Ma leidsin meie arhiivist kirja aastast 1995. Ja siin seisab. Lugupeetud Henn Tiivel, mul on väga hea meel, et sõbranna veelmisele järele andsin ja teie tantsurühma tulin. Olen tänu teie nõudlikkusele õppinud kasutama oma jalgu, tunnetama paremini muusikarütmi ja tundnud lihtsalt tantsust rõõmu. Tänu teile täitus ka minu ammune unistus tantsida suurel tantsupeol. Kaude Aamos oli väga ilus kogemus. Usun, et ma ei unusta seda kunagi. Tänan teid kõige selle eest. Kahjuks ma sellel õppeaastal teie rühmas kaasa tantsida ei saa, kuna olen Lõuna-Saksamaal. Eestisse naasin hiljemalt 1996. aasta suvel. Loodan siis teiega jälle kohtuda ja teie rühmas tantsimist jätkata. Seniks soovin kõike paremat ning visadust ülikooli rahvatantsijaks koolitamisel. Austusega teie Tuuli. Siin oli viide Kaude Aamusele. Nüüd järgneb reklaam. Planeerige sellel aastal oma jaanipäev, natukene teistmoodi. Ma kutsun teid 23. juunil kõiki Tartusse Tamme staadionile vaatama Kaude Aamuse tantsupidu Jaaniöö müsteerium. Olete oodatud. Ja järgmine tants, mida te näete, on nädala lugu ja see on samuti Kaude Aamusel, tuleb esitusele.
niitä reedereitä, ekstra esmaspäev viinu, teisen peipel, raisuma versikuta ja saakin kolmapäev koorma, kodot on neljäs sen niisama niitä reedereitä, ekstra esmaspäev viinu, teisen peipel, raisuma versikuta ja saakin kolmapäev koorma, kodot on neljäs sen niisama niitä reedereitä, ekstra. Lappalaunas sisä ei lähti, lappalaunas sisä ei lähti, sisä ei siia, sisä ei juo, sisä ei siia, sisä ei juo, sisä ei rentsi ralliliia, sisä ei rentsi ralliliia. Homme oli magada, teisel päevad juule minna, teisel päevad juule minna. Teie ette astub nüüd neidude rühm ja naisrühm koos ja nad esitavad tantsu Ristpulkade tants, mis on Virve Kurbeli loodud ja see on tants, mis nõuab väga head jalgade osavust ja jalgade tööd.
Ja me oleme jõudnud oma kontserdi viimase tantsuni ja selleks on Kihnu ratas ja selle tantsu on loonud Elo Unt. Taaskord üks väikene vihje Kaude aamusele, sest just seal on suvel seda tantsu võimalik jälle väljakul näha.
sellega on meie kontsert läbi, aga me kutsume ühe korra kõik tantsijad veel siia tagasi. Ja enne veel, kui tulevad tantsijad, siis ma palun lavale kõik meie juhendajad. Noorema segarühma treener Mae Viires. Needude ja naisrühma treener Kärt Luks. Ja assistent Kertu Algre. 3.–5. klassi lasterühma ja mudilasrühma treener Vilja Vendelin Reigo. 7.–9. klassi lasterühma ja mudilasrühma treener Margit Metsla. Ja mina olen Aveli Asper. Teile tulemast ja ilusat laupäeva õhtut teile ja head koduteed. Aitäh teile!